Tere! Mina olen Margo ja mulle meeldivad argumendid. Argumentidega ma iga päev ka töötan, aitan inimestel parandada oma veenva suhtlemise oskuseid, ükskõik kas nad vajavad seda siis koosolekutel, esinemistel, läbirääkimistel või mujal. Ja teeme selliseid 7-minutilisi videosid, kus samuti teemadeks on argument, arutelude juhtimine, kõnelemine, avalikult kõnelemine. Sellepärast, et demokraatlikus vabas ühiskonnas sõnavabadus on üks oluline nurgakivi. Ja sõnavabadusega, nii nagu iga teise vabadusega, kaasnevad sümmeetrilised vastutused või kohustused. Sõnavabaduse puhul on selleks kohustus hoolikalt läbi mõelda ja hoolivalt sõnastada, enne kui kõva häälega välja öelda või kirja panna. Nii et kuna haridussüsteemis nende argumendi ja esinemisoskustega on meil jätkuvalt lünklikud, siis loodetavasti meie 7-minutilistest videotest on abi, et teist saavad ka natukene oskuslikumad sõnavabaduse kasutajad. Nii et 7 minutit ja täna 4. video. Vastame eelmistes videotes esitatud küsimustele, mida siis inimesed, kes vaatasid, on kommentaarides küsinud. Kui pikk on ajaliselt hea kõne? Minuti täpsusega ei saa muidugi öelda, aga on mõned asjad, mida ma saan öelda. Esiteks, mõnikord antakse aeg ette. Teid kutsutakse konverentsile, teile öeldakse, kui palju eeldatavalt te võiksite rääkida. Ja siis on teie vastutus see, et selle aja piires püsida. Selleks 2 asja. Kõigepealt harjutad läbi. Meil oli eelmises videos ka sellest juttu. Kui sa oled läbi harjutanud, siis sa tead, kui pikk su esinemine tegelikult on. Ja teiseks, kui sa siis päriselt sinna esinema lähed, siis sa paned mingi seadme endale aega mõõtma. Kas telefoni, käekella või midagi muud. Ja siis sa kogu aeg tead, kui palju sa oled esinenud ja kui palju on sul veel kõneaega järgi. Ja pärast on su publik ja ürituse korraldajad väga tänulikud, kui sa räägid täpselt siis sellesse aega. Kui aega ette ei anta, siis tava ütleb päris palju. Juubelilauas, pidupäeva kõne, keegi üle minuti-paari ilmselt väga ei jaksa kuulata. Aga samas, kui president aastapäeva kõnet peaks paariminutilisena, siis pigem oldaks väga üllatunud. Seal ootuspärane on 12 kuni 20 minutit. Koolide lõpetamise kõned, ülikoolide lõpetamise kõned jäävad siis ajaliselt kuskile sinna vahele. Nii et tava on oluline. Julgelt võib küsida, kas siis ürituse korraldaja või teid esinema kutsuja käest, et kui pikalt nad ootavad, et te räägiksite, kui nad ei ole seda teile ise öelnud. Ja kui teil mingit muud infot ei ole, siis eksige pigem lühiduse poole, lühem kõne kipub pigem olema parem kõne. Viimase olulise mõttena veel juurde, et ärge lõppu venitage. Sellest on aru saada kuulajatel kindlasti ja te ise ei tunne ennast sellepärast hästi. Kõnede puhul kehtib põhimõte, et kui lõpeb, siis lõpeb. Kirjutatakse mulle nii, et täiesti nõus, et oma kõne läbiharjutamine teeb meistriks. Iseennast käivitava teema sissetoomine on üks osa kõnest, teine minu kogemuses ka väga suur osa on oma publiku peale mõtlemine, nendest lähtumine, kui palju see, mis publikut võiks huvitada, on oluline läbi mõelda. Kindlasti on oluline. Cicero kirjutas esimese õhtumaise kõneõpiku ja ta kirjutas seal, et iga hea kõneleja peaks mõtlema selle peale, kus ta räägib, millal ta räägib ja kelle eest ta räägib. Me nimetame seda esinemisolukorra analüüsiks, et sa mõtled läbi, kes su publik on ja millised on nende ootused. Nii et see kindlasti on oluline. Mu mõte ei olnud, et heas kõnes peaks rääkima ainult sellest, mis sind ennast käivitab ja huvitab. Mu mõte oli, et sellest alustades käivituvad su loomulikud veenmismehhanismid ja siis saad sa edasi minna rääkima neid teisi asju, mida siis publik sinult ootuspäraselt tahaks kuulda. Minu kogemuses on niimoodi, et kui esineja mõtleb ainult selle peale, et mida publik tahaks kuulda, siis need sõnumid kipuvad jääma pigem üldiseks ja pigem abstraktseks. Aga esinejana teie vastutus on pakkuda oma publikule midagi, mida nad ei saa raamatust lugeda. Midagi, mis on teie unikaalne perspektiiv sellele teemale. Nii et kui mind kutsuti rääkima kõrgetele kaitseväelastele esinemisest ja kõnepidamisest, siis ma küll meenutasin sooja sõnaga oma ajateenistust sidepataljonis, aga kokkuvõttes ei rääkinud ma mitte sellest, kuidas siis rivi ees kõnet pidada, vaid rääkisin neile ikkagi oma taustast ja mõtetest ja kogemustest lähtuvaid lugusid ja õppetunde ja usaldasin oma publikut, et nemad panevad selle oma peas kokku. Kui ma siin umbes aasta tagasi või natuke rohkem olin moderaator ühele ehitusettevõtte aastakonverentsil
ja sinna oli kutsutud Eesti tuntud disainibüroo juht ja asutaja rääkima, siis ta ei rääkinud seal ehitamisest. Ta rääkis ikka oma teekonnast ja oma ettevõttest ja usaldas oma publikut, et nad paneksid peas need kokku, leiaksid sealt endale selle väärtuse. Nii et loomulikult tehke esinemisolukorra analüüsi, mõelge selle peale, mida teie publik tahaks kuulda, aga leidke üles see tasakaal seal vahel, et rääkida sellest, mida nad kuskilt mujalt ei saa, mis on teie kui esineja unikaalne perspektiiv sellele teemale. See on see, mis teeb ühest esinemisest väga hea esinemise. Kolmas küsimus, mille poolest erineb kõne ettevalmistamine inimeste ees otse esitamise ja kaamera vahendusel esitamise puhul? Ei pruugi üldse erineda. Kui on tegemist mõne üritusega, kus teie olete rääkimas, mõni konverents, TEDx, ja sealt salvestatakse ka esinemisi, aga teil on publik ka ruumis ja võib-olla isegi kantakse üle neid esinemisi, aga teil on publik ka ruumis, siis alguses on natukene vaja valmistuda selleks, et võib-olla rääkida tehnilise tiimiga läbi, et millistes piirides te võiksite liikuda, kui palju liikumisvabadust teil laval on, aga edasi unustate teie esinejana kõik selle ära ja räägite nii, nagu te inimestele ikkagi räägiksite ja usaldate operaatoreid, lasete neil teha oma töö selleks, et teie pilt ja heli siis tuua kvaliteetselt vaatajateni. Nüüd, kui salvestatakse ja te räägite suures plaanis otse kaamerasse, umbes nii, nagu mina siin teile praegu räägin, siis on mitu võimalust. Kui te olete harjunud töötama prompteriga, siis võib kasutada prompterit. Kui te prompteriga töötama harjunud ei ole, siis peab kõnetekst natuke paremini selge olema. Ehk siis kõne peab olema veidi puhtam. Laused peavad ära lõppema sellist tavalises jutus harjumuspärast kõnepruuki ja lausestamise viisi ei saa nii edukalt kasutada. Ja palju oleneb loomulikult ka formaadist. Tele on väga nõudlik formaat, YouTube on selle skaala teises otsas, muud formaadid jäävad siis sinna vahele. Nii et väga palju vahet ei ole, aga suures plaanis kaadris olles peab natuke paremini oma teksti valdama. Muidu võib kaamerasse väga rahulikult suhtuda ja esineda nii, nagu te esineksite inimestele. Need olid tänased vastused küsitud küsimustele. Küsige veel, küsige julgesti, kirjutage kommentaare kas sotsiaalmeediasse, YouTube'i video alla ja teen kindlasti tulevikus veel videosid, kus ma vastan siis teie poolt küsitud küsimustele. Sisukaid argumente!